Tänu Riigimetsa Majandamise Keskusele on üle Eesti sel hooajal avatud 10 peatuskohti ja 2000 kilomeetrit matkaradu. Uhiuus matkarada Kagu-Eestis tähistab aga kunagist Kaitseväe Petseri lõunalaagri asukohta. Praeguseks juba 50-aastase Männimetsaga kaetud lõunalaagri ala kõige silmatorkavamaks säilinud detailiks on väikesest ojast üles paisutatud järveke. Selle maakividest tamm annab aimu, missuguse põhjalikkusega oli planeeritud 7. jalaväerügemendi suvekorter. Enne teist ilmasõda Petseri raudteejaama külje alla planeeritud sõjaväelinnaku jäänused jäid silma Värska valla pärandkultuuri objektide kaardistamisel ja nii tekkiski piirkonna loodusvahil idee kohalike inimeste mälestuste ja arhiivimaterjalide põhjal kujundada paari kilomeetri pikkune matkarada, mis algab Koidula ja Saatse vahelise uue riigi maantee äärest. Hetkel on selline aeg, et need inimesed, kes mäletavad seda Petseri lõunalaagrit Eesti esimeses vabariigis, need on hetkel 80-90 aastased või isegi vanemad ja neid inimesi jääb iga päevaga vähemaks. Tundmatuseni muutunud lõunalaagri asupaika tulid raja avamisele uudistama ka need, kes selle parematel päevadel alles karjas käisid. Kevad, kui sõjavägi tuli laagrisse marsisammul, sellepärast, et nad tulid ju matkates Võrust laagrisse ja lauluga. Ja need laulud toodi pärast laulis juba esimesel päeval jäid need laulud meelde, laulis terve küla ja terve ümbruskond neid laule, mis sõjavägi kaasa sõi. No siis need pidulikud loengud õhtuti, kuhu külarahvas ikka peale töö veel vaatamas käis. Kuigi komandandi majast on alles vaid trepp ja vundament, sõdurite duširuumi veevärki pidi voolanud allikavesi niriseb taas väikeste ojadena metsa all, pakub siinne reljeefne maastik matkajale piisavalt silmailu ning annab ainest kujutlusvõimele, kuidas võis elu kihada rohkem kui poole sajandi eest nende küngaste vahel, kus nüüdseks pesitsevad alaliselt vaid linnud ja muud metsaelukad.